häbenemata kallistan päikest, suudlen sooja tuult, imetlen oma Eestimaad väikest, naeratus suul, kujutlen, kuidas mändide vahelt paistab merepiir, kujutlen, kuidas sea siis seisaks siin. Häbenemata tunnen nii palju mu sisse jääb. Tahaksin teada, kas tõsiselt teategi, kuidas mul läheb. Tunnen, et hoian ilusaid hingi, tunnen, kuis hoitaks mind. Tunnen, et väärin olla nii. No see on praegu minu ateljee, mis on 92. aastal minu enda ja ühe kohaliku talumehed kahekesti ehitasime selle. Ja see on ehitatud ilma mootorsaega, selle käsisae, kahe mehe käsisae ja kirvega, põhiliselt kirvetöö on see. Ja all asub saun, on see leiliruum, pesuruum ja eesruum, kaminaruum, kus on kamin, ka enda tehtud kamin. Me kevadel alustasime 92. aastal, siis tuli kroon vahepeal jaanipäeva paiku. Ja sügisel lõpetasime, et saime katusse peal, aga kõik muu sisetööd ja need läksid järgmisteks aastateks edasi. Krooni tulek oli ja see kõik võttis aega, nii et jah, kuni sügisel. Kahekesti raiusime seda. Materjalid olid olemas, lihtsalt ma enne meil oli kokku maksin rublades ja pärast siis kroonidesse. Ja hästi soe suvi oli, ma mäletan, kui üle 30 kraadi vast igivoolas, kui raiusime, varasime neid, seda nimetakse varamiseks, valkide varamine. Sügisel juba hakkas lund ja lörtsi sada, ma mäletan viimased, kui panime seda katust. Eterniiti lõime. Aga muu jäi kõik lahtised, kuni jah, palkide varamine ja siis see teise korruse ateljee tegemine. Olime ainult suved siin, ega talved olime linnas. Ja see võttis ikka aastaid, mitmed aastad, enne kui sai lõplikult valmis. Ja nüüd on ta soojustatud ja on ahi sees ja nii, et saab talvel ka siin maalida ja me tulime 89. aastal ostsime selle maja. Sellega oli ka suuri probleeme, kuna siin, tähendab mitte selle maja, see on enda ehitatud, see vana maja. Selle oli ka katus sisse vajunud ja siis tuli kõigepealt uus katus panna ja vana ära võtta ja siin on väga palju tööd. Kõik see järveäärsed olid lepavõsa täis, kõik see puhasti maja ümbrus oli lepavõsa täis. Jah, see oli juba aastaid seisnud see maja ilma elaniketa ja siin oli kaks pärijat, üks tahtis müüa, teine tahtnud müüa. Ja siis tuli veel nõus oleks saada sovhoosi esimehelt, siis oli veel Vene aeg, oli see Haanja sovhoos, see on muid Haanja looduspargi alal praegu olema. Sest maa peal on paradiis mu jaoks kusagil siin. Tänu kusnike paari Heetla ja Valdu Rohakale ma üldse siia Võrumaale sattusin. Tallinnas sündinud ja elanud ja rohkem mere ääres käinud ja merd uurinud, aga tänu jah, Ohaka perele siin käisid paljud kusnikud ja kirjanikud ja teisiti mõtlejad. See imeilus järv, see Kavadi järv on üks ilusama selle kaldajoonega üldse Eestimaa. Siin on ühel pool on mägi, teisel pool on järv. Seda ei oska öelda, mis sõnades, mis see on, mis meeldib, aga ta oli niivõrd kuidagi kohe ta tundsid, et see on see maja.
andke mul andeks, et tunnen nii palju, kuid vähe tehtud saan. Mul on lootus, et kord oma tunded vallutan. See on see rebasarauad, Tuhkru või rebasarauad. See on etnekoot, sirp, kapsaraud, millega kartuleid seale peenestati. Need on puukoorimise, palgikoorimise, sellega sais need saunapalgid kõik kooritud. Seda nimetatakse liimeistriks. Siin sees on tulised sööd, siit tuleb toss välja ja niimoodi triigiti vanasti. Need on ehtsad haanjamehe suusad. Nendega on ikka 100 aastaid või rohkemgi siin suusatatud, käidud talust tallu või jahil. Siin nöör oli ja ühe kepiga nöör oli otsas. Haavapuust tehtud. Sest maa peal on paradiis mu jaoks kusagil siin, kui maas on mõni murtud viiv, tas tee üle viib ja kusagil siis paistab paradiis.